Tere hommikut, hea motosõber! Täna ei ole väga pikalt mul ette valmistatud teemat, aga ilm on ilus ja lumi on sulanud. Teed on küll veel veidi võib-olla liivased, et igas kurvis ei saa kohe niiviisi maha kallutada, aga kõigil veri vemmeldab ja tahaks tänavale tsikliga saada. Mõtlesin, et räägin mõni sõna sellest, et kui nüüd see tsikkel kevadel kuskilt kas garaažist, katte alt, kuuri alt või siis lausa Lasnamäe parklast välja korjata, et millised on need minimaalsed tegevused, mis selle tsikliga peaks ennem hooaja algust ära tegema. Ei hakanud tegema saadet pikast õlivahetusest, seda te võite kõik guugeldada, iga aasta on seda saadet tehtud, kuidas mootor soojaks lasta, õli välja lasta ja filtrit ja muid asju vahetada. Aga pigem vaataks üle võib-olla mingisugused muud kohad peale selle õlivahetuse. Mis on siis minimaalsed, mis selle tsikliga võiks ennem hooaja algust teha, on see, et kindlasti on ta mingisuguse tolmu korra all. Viisakas oleks ta vähemasti siis üks kord aastas puhtaks pesta ilusti. Ja selle pesu puhul ma juhin kohe kõigepealt tähelepanu sellele, et ärge kasutage võimalusel survepesurit või siis, kui on survepesur, siis pange see survepesur sellise nõrgema surve peale, et kõiksugused piirkonnad tsiklil on oluliselt avatumad kui autol. Autol on meil plekk kest ümber ja ega seal väga palju ei õnnestu seda survet valedesse kohtadesse lasta. Tsiklil alustades siis rattalaagritest, näidikuplokist, lülitiplokid, mis on siis lenksu peal, võib-olla siis kellelgi ka käepideme soojendused, süütelukk, sellised piirkonnad on need, mis kardavad hirmsasti sellist jõuga vee sisse pressimist. Nii et kasutage võimalusel sellist tavalist kastmisvoolikut võib-olla ja õrna veesurvet, et saaks selle tsikli kenasti puhtaks pesta. Tavaline švamm, võib-olla mingisugune leotuspesuaine. Leotuspesuaineid on väga erinevaid. Mõni on selline leebem, mis sobib värvipinnale, ka sadulatele ja üldpesuks. Kui on tegemist näiteks endurokaga või olete sattunud eelmine aasta kuskile sellise karmima pigi peale, siis mootor võib-olla tahab saada sellist mootoripesu leotusainet. Meie oleme leidnud siin nüüd pikkade katsetuste tulemusena näiteks velgede jaoks ühe sellise ülimalt hea vahendi. Tegemist on nii-öelda Eesti tootja, Eesti arendajaga tee puhtaks ja on selline vahend nagu RimMix, mis siis on biolagunev ja mis siis kantakse pihustiga pinna peale, lastakse natukene mõjuda. Ta tõmbab ennast sellist nii-öelda teist värvi, näitab ära, et on tegemist mustusega ja peale seda siis tavalise siis sellise pihustatava veega maha pestav. Oleme avastanud, et see asi peseb ka suhteliselt heal tasemel lausa ketiõli puhtaks. Et ükski keemiatootja ei tunneks ennast ahistatuna, siis oleme siia kohe kõrvale võtnud teise minu meelest väga hea toote, mis on siis peale pesu. Rõhutan just peale pesu ja peale kuivamist. See asi töötab imehästi, aga ta ei tööta üldse, kui on märg pind, mida on tarvis siis puhastada ja sisse vahatada. Ta toimib 2 ühes, puhastab ära mustuse, jätab õrna vahakihi peale ja peale seda siis täiesti kuiva, mitte nüüd paberi, aga pehme lapiga laiali hõõrudes saab ülihea läikiva kaitseva tulemuse. Ja kolmas määrdepurk, mis mul on siia nii-öelda minimaalseks kõrvale tõstetud, on siis üks selline universaalõli, peenteflon määrdeaine. Seda on mõistlik kasutada just nimelt natukene süüteluku sisse, kõikvõimalikud liigendid. Siin on nad praegu ilusti ära määritud, mitte midagi ei kriiksu, kõik käivad pehmelt, et just nimelt see sama määre võiks olla sellistes kohtades kasutatav nagu jalarauad, kindlasti külje jalg ehk siis maakeeli joodiku jalg, et ta alati vabalt lõpuni välja läheks. Nüüd, kui see tsikkel on puhtaks pestud, siis on kindlasti parem tuju juba vaadata seda aparaati ja nüüd tahaks hirmsasti käima panna, et käima panemisel on ka nii-öelda erinevaid tulemusi. Hea tulemus on selline, kus keerame süütevõtit, kõigepealt süütevõti keerab ennast väga hästi, süütelukk on okei, ei ole nii-öelda kinni kuidagi ussitanud. Tõmbame toore peale, gaasi tänavarattal kindlasti ei ole mõttekas keerata käivitamisel. Gaas tuleks jätta puutumata, vajutame starteri nuppu ja tsikkel hakkab paremini või halvemini käima.
Nüüd selle tsikli puhul on selline lugu, et on kuulda ka, ei käi väga ühtlaselt. Et kui ta tõstab pöörded ülesse, siis ta justkui käib, aga kui me laseme toore maha, laseme pöörded alla, siis see ratas hakkab niiviisi puterdama ja puristama. Keeran süüte välja, et oleks natukene paremini kosta. Antud isendil on nüüd selline mure, et suure tõenäosusega on karburaatori tühikäigu tüüsid osaliselt umbes. See mure vaevab kõige rohkem üldiselt Suzuki GSF ja GSX-F mudeleid, Hondadel samamoodi siis Hornetid ja CBR-id. Ma ei tea, mis on see põhjus, miks ta just nendele tsiklitele nagu halvasti mõjub. Ma ei ole kohanud, et näiteks enamustel Yamahadel või Kawasakidel oleks seda karburaatorite kevadist nii-öelda, kuidas ma siis ütlen, kinni paakumist. Et tegemist on sellise rohelise vaigulaadse ollusega seal karburaatorites, mis moodustab tüüside otsa sellised suured punnis nii-öelda seened ja kitib need peenikesed, võib-olla 35-sed, 45-sed tühikäigu tüüsid täielikult kinni. Selle tulemusena see tsikkel töötabki niiviisi, et kui me gaasi keerame ja linna peal kiirendame või maanteel sõidame, siis on nagu kõik korras. Aga tühikäik on selline väga kehva ja tahab võib-olla sellist, kuidas vanasti oli sapakate ja moskvitsidega, et sellist tallamist saada, et samamoodi siis tühikäik on nigel ja tahab saada sellist gaasi mitmekordset keeramist, et saaks sujuvalt kohalt ära minna. Aga käivitamise mõttes oli see nagu hea eksemplar selles mõttes, et mootor käis hästi kiiresti, hästi efektiivselt ringi. Muidugi sellele nüüd aitas kaasa ka see, et eile sai just uhi uus aku pandud. Aga kui meil ei ole uhi uut akut, siis mõistlik on kõigepealt kasutada siis mingisugust tüüpi akulaadijat, laadida see aku täis ja mitte minna nüüd seda teed, mis juhtub siin kõrval oleva ratta puhul, et me keerame süüte sisse. Ja mis see ratas meil teeb? Selline tore heli, ma lähen siia kõrvale. Nii, ehk siis mootor käis pool pööret ringi, edasi on relee klõbin. Ja otsene põhjus on siis see, et aku on meil kas siis surnud või vähemasti väga tühi. Enamasti, mis inimesed teevad selle peale, on nii-öelda täkku anda, ehk siis võtta kas siis auto pealt või siis, kellel on olemas booster, panna pluss-plussi peale, miinus-miinuse peale ja see tsikkel käima panna ja linna peale sõitma minna. Et küll ta ikka natukene ära laeb, kui ta siin talvel on olnud laadimata. Ütlen kohe ära, et väga hea lahendus see ei ole. Ei ole sel põhjusel, et tsikli elektrisüsteem on üles ehitatud hoopis teistmoodi kui autode puhul ja see kehva aku võib maha põletada pingeregulaatori ja kui meil on tegemist näiteks tüüpiliselt Hondadega, siis on olemas teatud nii-öelda lastehaigustega Hondad, Honda VFR seeriad, siis CBR 1000RR, CBR 900RR, millel kipub olema see elektrisüsteem selline, et muidu on kõik hea, aga kui ratas saab natukene vanemaks ja elektripistikud ei anna enam nii head ühendust kui uuest peast, siis seesama kehv aku annab staatorile väga suurt koormust ja see kehv aku võib maha põletada nii pingeregulaatori kui staatori, nagu ma juba ütlesin. Mõistlikuks lahenduseks on siis ikkagi uue korraliku aku ostmine, sellepärast et tark on teha see väike kulutus kevadel, kui siis keset hooaega mitu nädalat oodata võib-olla varuosi ja teha mitmesaja euroni kulutus elektrisüsteemi remondi näole. Mis siis veel sõitma minekust või õigemini ennem sõitma minekut? Mõistlik üle kontrollida kõik kuluosagrupid, vaadata, kas meil on kett pingul. Kui kett on jäänud sügisel pesemata väga plägane, siis teha üks väikene ketipesu, selleks siis ketipesu vahend on olemas. Sisuliselt on ta lahja brake cleaner, mis ei kahjusta kummirõngaid, väikene pintslik või harjakene ka lisaks ja saab selle keti kenasti puhtaks ja juba kevadine esimene määre peale kanda. Rehvirõhud, ülimalt oluline teema ja ülimalt palju selles mõttes, kuidas ma ütlen, kas siis eksitakse või siis ei panda seda tähele, et tsiklid, mis tulevad kevadel hooldusse, väga tihe on juhus, kus siis esirehvis on alla 1 paari ja tagarehvis alla 1,5 paari sees, et kontrollige üle, palju teie tsiklil peab olema rehvirõhk. Rehvirõhk mõjutab väga palju juhitavust, eriti kurvides. Nii et pumbake rehvid korrektselt täis. Mõistlik on ära kontrollida ka tulede ja lülitite töö.
et siis kõik, mida me vajutame, ja lõppeks ka mingisuguse reaalse nii-öelda funktsiooniga, ehk siis pidurituled, kindlasti suunatuled ja põhituli gabariidid. Kui see tsikkel on nüüd käima saadud ja sügisel on jäänud õlivahetus tegemata, siis nagu enne mainitud, võite guugeldada natukene õlivahetuse videoid, mootor soojaks, õli välja, uus filter, kindlasti filtripind, eesmalt puhastada ära või mitte siis filtripind, vaid filtri nii-öelda kontaktpind mootoriga. Peale seda õige kogus õli sisse ja juba järelkontrolle. Nüüd õlivahetuse puhul tahan tähelepanu juhtida sellele, mis on juba see kevad 2 juhtumit meil olnud, et õli väljlaskekorgil tuleks vahetada kindlasti siis uus pehme vask või alumiiniumseib alla ja kindlasti vana ära võtta. Kui panna uus seib vana kokku pressitud seibi peale, siis tulemus on selline, kus kindlasti hakkab midagi läbi tilkuma või läbi immitsema ja mis veel hullem on see, et kaob ära see kinnikeeramise õige jõutunnetus ja keeratakse lihtsalt karter naturaalselt lõhki. Sel kevadel on olnud juba kaks sellist juhust, kus siis on vahetatud kodus õli ja peale seda on jäänud asi immitsema ja tilkuma, toodud siia ja oleme siis paraku pidanud tõdema, et on see karteri õlipunni keerme osa lõhki keeratud. Lihtsamal variandil ehk siis paigilistel enamasti saab karteri põhja eraldi alt ära võtta, ära keevitada, kui meil on tegemist mingisuguse enduraka või siis chopperilaadse tootega, siis enamasti karter käib hoopis sedapidi pooleks ja selleks, et see asi korda teha, head lahendust, ütlen ausalt, väga ei olegi. Et seal all otseselt midagi ära ei tee ja peaks selle mootori siis maha võtma lausa selleks, et siis teha see justkui nagu väike asi korda. Loomulikult on igasuguseid paremaid või enamasti halvemaid hädaabilahendusi, kus me saame selle õlilekke pidama, aga seda siis põhimõtteliselt viimase nii-öelda õlivahetuse hinnaga. Ehk siis on variante kõiksugu keermeteipe, mida on pandud, ma olen näinud, on takku, mingisugust spetsmöksi vahele, keermetihendusliimi. Selliseid kõiki asju oleme näinud ja oleme nii-öelda lahti keeranud. Põhimõtteliselt on see tsikkel nüüd kevadeks siis üle käidud ja toonitan võib-olla veel seda siis, et kui sõitma minna, siis teed on suhteliselt soolased, liivased, võtke rahulikult ja laske see esimene adrenaliinilaks endast mööda selleks, et mitte hakata kohe haavu ravima ja plastikuid lappima. Turvalisi kilomeetreid!